see oli väga huvitav, mulle väga meeldis, sest see oli rühmvõimlemine ja me tegime lindi võimlemist ja sel ajal lint oli veel nii lai. Nüüd ta on muidugi väga kitsaks muutunud. Ta on võistlusriist, aga sel ajal ta oli lihtsalt nagu, mis aitas ühel võimlejal väljendada ennast, sest see oli ka flowing, nagu öeldakse. Ja mulle meeldis see väga. See oli väga hästi organiseeritud, ma olin ise ka selles komitees ja mulle meeldis. Kõik oli, ma teadsin, mida ma pean tegema, kuhu ma pean jõudma, mida ma pean väljendama ja what am I trying to achieve. Ja minu soov oli, et ma saan viia rütmilise võimlemise üle ilma olümpiamängudesse. Ja sel ajal ma olin väga heas kontaktis Jüri Titoviga Venemaalt, kes oli Rahvusvõimlemisliidu juht. Ma ei tea, saate aru, mis ma, FIG. Ja teine tugev kaaslane mulle oli Ivanka Tšakarova Bulgaariast. Ja need olid spordis väga tugevalt edasi liikunud ja need olid just suured peajuhid ja mul oli nendega väga hea läbikäimine ja neile meeldis, et ma püüdsin seda arendada Kanadas, sest see tähendas neile palju, et tuua Kanada rütmilist võimlemist nende hulka. Nii et Jüri Titovi abiga ja Ivanka Tšakarova abiga oli mul võimalik saada Kanada rütmiline võimlemine olümpiamängudesse. Aga see oli mul juba enne plaanitud, just eriti siis, kui 1976, kui ma teadsin, ma need avatseremoonia teen, siis ma juba plaanisin ja mõtlesin, kuidas ja mis ja ma teadsin, et see peab olema demonstratsioonsport enne, tähendab Kanadas ja nii samuti Ameerikas. Ja see õnnestus mul, nii et selles suhtes ma olen väga õnnelik. See on nagu ma ise tunnetan, et see oli saavutus. Muud ma ei tea.